Kanakott. No hei, kõik tiburakud. Hei, kanakotid. Noh, munakesed. Oi, jopsti, oleme siin tagasi teiega ja teie olete meiega. Ja siin Raadio 2 stuudios on siis nagu tavaliselt Kanakotiski leidub 3 isikut, 2 neist on saatejuhid ja 1 on naissaatejuht. Täpselt nii. Ja stuudios on Mattias Naan, Kristjan Oden ja Kadri-Maria Mitt. Tegime nii, et sa pidid oma nime ise ütlema. Let's get it. Kanakott on see saatekene, mis on praegult Raadio 2 eetrips. Noh, kuidas siis on läinud ja läheb? Ära ütle, Mattias. Ära ütle, jah. Ma olen hakanud XXL särke kandma, et oleks elus kõhtu vähem vaja sisse soida. Täiesti jumalast sinuga praegu ühes teemas, et on ka järsku hakanud meeldima suvised suured särgid. Varsti on beežid linased lühkad ka jalas. Ja tõmbad lihtsalt mingi tekikoti või ronite hommikul ainult tekikott seljas lohiseb perele. Hea paks olla seal sees. Vaatasin, hea ei higista neid kaelaauke ka kohe täis. Teed selle punni alt lahti, lased higi välja lõpuks. Kõlab nagu jube head äriideed. Huvitav, et sa mainid. Kadri-Maria, sina kui meie foorumite haldaja, nii-öelda jutumärkides siis tegin. Foorumite haldaja. Ja iseenda mingi isiksuse Upitaja. On sul äkki keegi kirjutanud midagi põnevat? Jah, et siin on tulnud märkuseid ja tagasisidet ja ma sain ka ühe sellise kuulaja kirja seekord, mis osalt kiitis ja osalt ka natuke manitses, et kas ta peab iga kord otsima selle minu postituse üles, et miks ei saa nagu jälgida kasutajat, aga siis ma seletasin, et ei saa kasutajat jälgida. Et palun kannatage ära see väike ebamugavus ja kui tahate, siis kommenteerige Kadri-Maria Mitti avaliku postituse all. Kui ei taha, ärge üldse tulge otsimagi. Niimoodi sõbralikult algas tänane järjekorras 7. Mina kroonikuna võin täpselt öelda, et 7. Ja oskan ka ette näha aega kroonikuna, et järgmine kord on selline erakordne saade, kus mind ei ole. Et pange siis poisid ja ka kuulajad valmis, tuleb suuremat sorti vorstipidu. Kuuleme seda meestekoori tõnnimas ühiselt. Oi, naissaatejuht. Oi, kas jälle siis peab seda kolm jala kuidagi hoidma seal 2 jala peal püsti peab tasakaalustama. Peab mingi nutsakus vetsupaberi sinna toestama. Me võtame äkki saate naiskülaliseks, mingi naiskülalise, saatekülalise naiseks. Sobib. Aga selles mõttes selles olukorras ei ole sellega midagi peale hakata, aga me oleme tegelikult valmis juba selleks, kui Mattias ei peaks saama saates osaleda. Sest et üks lugejakiri laekus, et ei tea, kas keegi juba sellest varem on kaagutanud, aga Mattias kõlab eetris nagu Margus Saar. Et meil on sulle juba asendaja olemas, kui peaks mingi eriolukord tekkima. Tegelikult paar saadet on Margus asendaja. Peame nüüd tulema kahjuks päevavalgele oma kiivalt kanakotis hoitud saladusega. Kes sa siis oled praegu? Oled sa Margus või oled sa Mattias? Ma ei tea praegu. Kehvad äriideed, halvad äriideed. Lükkame selle ree mäest alla, tähendab ise lükkame hoogu, mitte mäest alla. Ja presenteerime teile siin 7. Kanakoti saates rubriik halvad äriideed. Kas meil oli sellele kõll ka? Oli jah. Oi, õnna võlgu. Investeeri. Tundus nagu hea mõte. Tuli üks mõte, ega mul raha ei ole. Ja raha läks jälle sõbrale. Kehvad äriideed. Nii, mina käisin Tartus ja mul tuli seal selline kehv äriidee, et Tartus on teatavasti üks tuntumaid purksiputkasid on Siiriuse putka. Ja mina mõtlesin, et sinna kõrvale võiks teha oma putka ja panna nimeks Vaiso. Vaiso. Ma ei tea, mida ma müüks seal. Võib-olla ma müüks naljasärke. Ei, aga mõtle, kuidas see kõlaks. Vaiso purks. Jah.
topelt Vaiso purks. Kuule, käime Vaisust läbi. Oota, mis see on, kus see on? No see on Sirius kõrval. Oota, kuidas need putkad on järjest? Seal on Vaiso, Sirius ja Not so... Äkki paned ehitad kogemata valele poole üldse, siis tuleb Sirius, Vaiso, kõik on nii, mis sa tegid, mis see mõte oli? See on omakorda siuke tähesõdade lüke sinna veel lisaks. Kõik käivad peegliga vaatamas. Siis on tähed tagurpidi. Tähed tagurpidi, oi jumal. Aga jah, ma isegi ei tea, mida ma seal müüa võiks. Jah, ma mõtlesin kohe, et seal peaks burger olema, aga absoluutselt ei tea. Ma mõtlen ka, miks, sest burgerit juba müüks seal kõrval. Seal peaks olema hele see õlu. Vaisa. Aga see Vaiso kirjutataksegi selle saksa S-iga, selle pika S-iga või? Vaiso Sirius. Vabandust, kõik germaanlased. Kõik, kes oskavad saksa aktsenti, vabandust. Kes ei oska muud moodi rääkida kui saksa aktsendiga. On siis veel. Mul on üks hästi halb idee pakkuda, mis on jätk Mattiase ideele vist üle-eelmisest saatest, et kui oli preservatiivi aplikaator, siis ma pakuks välja siis preservatiivi deplikaatori. Et see on siis lihtsalt selline väike otsik, mis võib käia näiteks, ma ei tea, tolmuimeja otsa. Et see võtab maha selle või? Jälle natuke veel mässamist oma musu ees juures. Ja siis on nakse valmis, ei ole siin muret midagi. Kes siis selle tolmukoti välja viib pärast? See on juba järgmine äriidee võib-olla. Kuu lõpuks on see nii-öelda lebra on õhus, ütleme nii. Nii, Mattias, proovi üle trumbata nüüd see. Minu äriidee on teha 100% veekindel vann. 100% veekindel vann. Kas see oli vitsikat hääl, mis sa tegid vastu? Või siis naiskon. Female frog on see. Naiskon. 100% veekindel vann, sest et me kõik teame, et praeguse aja vannidel on, nad on 99% veekindlad, sest neil on see äravoolu auk, mis võib lekkida. Oota, aga ma tegelikult ütleks, et nad on üsna võib-olla isegi 45% ainult veekindlad, sest kui nüüd nagu vett liiga palju tuleb, siis see kõik tuleb sealt välja. Okei, eeskirjade järgi täidetud vann, veekindel vann, jah, saite aru küll. Okay. Et põhimõtteliselt võtaks selle lihtsalt äravoolu toru või äravoolu augu ära ja siis ta on 100, see on ju suur anum siis lihtsalt. Kauss see on kauss, jah. See on lihtsalt suur kauss, kuhu mahub igaüks sisse. Nüüd tuleb suur punane tempel peale, kinnitatud halb äriidee. Kuule, aga miks on see mingi põhjus ka või? Äkki see on liiga isiklik teema minu jaoks, võib-olla on liiga tihti vesi lihtsalt ära läinud vannist ja tead, kuidas see raskus muutub, keharaskus, kui sa oled vannis ja tunned ennast 45-kilosena ja siis vesi järsku läheb ära pärast seda, kui sa oled magama jäänud sinna, ärkad üles ikka 92-kilosena. Kuule, aga mina näiteks üldse ei salli vannis käimist, et seal on alati mingi jupp on nagu väljas, et sa pead valima, mis jupp see väljas on, et ei saa olla üleni vees, et niimoodi, et nagu ainult pea näid väljas või tahti, nad on nii lühikesed, et siis sa pead valima, et kas sa paned, kui sa paned varbad välja, et põlved sees oleks, siis on varbad ja pea väljas. Kui sa tahad, et varbad vees oleks, siis on põlved väljas ja pea väljas. No pea on kogu aeg väljas. Ma ei saa üldse aru, miks see nagu poole inimkeha pikkune üldse on? Ja isegi kui toas on soe, siis see osa, mis on väljas, sellel on jahe. Rämedalt jahe. Kuigi toas on jumala soe. Jah. Nii et mina ei saa vannist aru, veel vähem saan sinu sellest ilma punnita vannist aru. Aga... Ehk siis vann kui selline saab ka selle templi. Vann kui selline, täpselt vann kui selline on kehv äriidee. Kehv äriidee. Tõmba minema. Ei anna raha. On halvad ideed. On ikka halvad ideed. Oden, sul on veel midagi või? Ja ma raske on öelda, et mul häid ideid on, nii et lähme edasi. Jah, halvad äriideed. Halvad äriideed. Sõber, kes loeb ise su samme, Somebody
Okei, et sa palkad siis oma, ei pea isegi palka maksma. No jah, sest keegi nagunii ei maksa, sest see on kehv äriidee. Aga see on kehv äriidee, aga ta on päris hea nonsensi idee. Ta baseerub seal ulbib seal vahepeal. Ta ja selles mõttes, et nagu keegi raha ei saa, nii et kehv äriidee. Aga samas see inimesel, kellel on hästi palju tüütuid sõpru, kes tahavad taga väga hängida ja keda saaks ära kasutada, siis saaks ju küll võtta mis see oli, sammupadi või? Sampadi. Mattias inglise keele võhikuna ei osanud seda kohe tuletada. Või siis tahtsid selle vähesega ära rikkuda. Thanks, Naan. Vabandust. No. Keemia rikutud. Mul on siuke mõte, et teeks siukse müüdava toote. Nii, kuulate ja. Poest saab osta. See on pusle. 200 tükiga pusle, kus ainult servad lähevad kokku. Ja siis keskmises osad üldse ei ühti oma vahel. Ja on erinevatest piltidest üldse. Aga ei ütle müüte, nagu kui... See on nagu pilapoe toode. Sa tahad kedagi nagu karistada või mingi, siis kingid selle. Kotte nagu üldse mitte midagi. Ja ma ei tea, kas ma siin olen juba maininud, aga lihtsalt mõte tuli sealt, et ükskord musuga ostsime kaltsukast, ostsime pusle. Ja seal oli nii, et me 2 tundi olime istunud selle otsa, siis mõtlesime, et me võtsime seal kaltsukast. Ehk et äkki seal ei ole nagu üldse õiged tükid sees või... Te 2 tundi istusite lihtsalt selle otsas ja siis mõtlesite, et kurat, seda ei ole isegi mõtet ikka hakata kokku panema. See on kaltsukas, seal on kindlasti mingid tükid puudu. Miks keegi peaks selle kaltsukasse tooma? Sellepärast, et seal on tükid puudu. Aga mina sooviks siinkohal tegelikult pivoteerida Odeni ideed, et on siis sellised jalanõud, millega saab hästi vaikselt kõndida ja need näevad välja lihtsalt nagu, mitte näevad välja, vaid nad ongi reaalselt padjad, mis on seotud jalgade külge. Sampadi. No, kuule, väga hea. Pane kirja, saad nonsensis kasutada. Ja kusjuures enne, mul tuli nüüd ma siis vangerdan, et enne meil selle sampadiga sealt mingi padi tuli uus kehv äriidee nagu viisakas peerupadi, mis pilapoes vaata müüakse neid peerupatju, aga see on viisakas, mis niimoodi teeb ainult haisu. Ja häält ei tee. Siuke nunnu. Ja siis ütleb, tema lasi. See padi on veel kannikate vahel kinni. Tema lasi, ma tea. Kas tõmbame sellega halva äriidee segmendi kokku? No siit enam halvemaks tundub, et on raske minna. Kehv äriidee. Tempel peale. Mine ära. See idee. Raha ei saa. Idee. Ja siit kohe minu kui idioodi küsimus Kadri-Maria Mittile. Kasutasid tegusena pivoteerima. Mul tuli kohe siuke startupi tunne, et Odenil oli idee, minul oli idee, pluss tema veel arendas seda edasi. Ma arvan, siit tuleb lõpuks üks Eesti lipulaev. Ma juba läksin nii käima, kui sa näitasid, temal oli idee, minul oli idee. Ma olin ka, mis asja, ma olen ka startup. Ma olen nagu laua taga, davai, pritsime ideid. Kuid siiski küsimus jääb, mida tähendab pivoteerima? No niimoodi, et kui on mingisugune idee, alguses on üks idee ja siis seda arendatakse edasi, aga see võib-olla niimoodi, pivoteerima on võib-olla nagu keerama sõnast kuidagi seotud ja siis ta nagu leiab uue suuna nagu sellest, nii, Oden, ma sõnastasin selle väga kehvasti võib-olla. Pivoteerima on siis, kui sa õlledega nagu teed paar pivot niimoodi sõpradega ja siis mingid ideed tulevad, Ja pärast pivoteerid koju. Kuidagi mingi nagu ma nägin Twitterist on siuke väljend käigus, et selle nalja peale said lihtsalt tugeva nina kaudu väljahingamise. Aga minu raamatus nagu aeglane või, sest ma mõtlen, et kui siuke järsk hingamine on minu puhul ikkagi hea märk. Sest näiteks kui ma vaatan ka mingit stand-upi, siis ma ei ole iga kord vaid ongi enamus aeg käivad need järsud nohinad. Just võtab kõhust kinni, et oot, oli hea nali. Kui on väga naljakas asi, siis ma isegi ei naera enam, sest et nagu ma olen nii hämmingus sellest, kui vaimukas miski on. Nii et kogu lõbu elust see on üldse kuidagi ülehinnatud. Bänd. Bänd for life.
Eesti siuke paroodiabänd suvetuuril. Teikõ onna Võta minuga võpperi. Uus rubriik. Täitsa uus rubriik. Kus sul see mõte tuli? Ei ole nii või? Horrorskoop. Horrorskoop. Alusta. Ma kardan, mis tuleb. Ära räägi. No nii, kanakoti kuulajad, oleme täiesti uus rubriik juures, mille nimeks on, nagu juba kuulsite. Ei eksisteeri käändeid. Jah, sest et ma ei käända. Ma ei käändu. Ja see on nii uus rubriik, et see on ka teistele saatejuhtidele täielik üllatus ja saladus veel. Nagu vene keeles suur üllatus. Nii, horrorskoop. Mattias, mis see tähtkuu sa oled? Mina olen see, mis algab A-ga. Mina olen siin. See, mis nahk oled? Siin. See, mis nahkne ambur. Ambuur. Nii, vaatame. Ambuur. Nii, täna on meil teatavasti 17. juuli ja horrorskoop ütleb amburile niimoodi. Liigne võimaluste kaalumine mõjub väga hästi. Otsusta aralt, jõuetult ja tegutse aeglaselt, siis sa kindlasti ei jõua sühile. Tahad see nädala horoskoopi ka? Anna mulle üks nädal, ma mõtlen veel, mis see süsteem siin olla võiks. Saad konteksti panna selle. Nii, nädala horoskoop 11. juuli kuni 7. Okei, see on kohe läbi, aga materiaalse olukorra parandamise ja kindlustamise nimel ei tasu kõvasti vaeva näha. Käed rüppes unistamine viib hoopis kaugemale, liigne mugavus ja soov laiselda ning tegemisi homsesse veeretada on su sõbrad. Kui oled valmis tublisti tööd tegema, siis mine magama ja küll üle läheb. Aga see kõlas päris hästi. See on väga hea ju. Horrorskoop on väga senne, mulle tundub. See on väga mina. No, ma olen nädal aega puhkanud meelt, ma olen ennast nagu nii zenni ära tõmbanud. Nii, Katja, mis on sinu see mis nahkne? Siis see mis nahkne kaksik. Kaksik, sul peaks olema neid mitu siis, jah? Nii, 17. juuli. Ebasoodne aeg harrastustega tegelemiseks. Kui oled sportlane, võid võistlustel vigastada saada ja ega õigel hetkel sa ennast kokku võtta ei suuda. Tahad kuulda, aga mis nädala horoskoop räägib? No see vajab tausta natuke suuremat fooni, jah. Mõtle nüüd ka oma nädalale järgi, et pane silmad kinni ja aja sääselt eemale käega ja kuula mind nüüd tähelepanelikult, mis su nädal tõi sulle. Ehkki suur suvi on käes, tasuks sul panustada eeskätt töö eesmärkide poole mitte püüdlemisse. Ei tohi end tagant utsitada ja ei kindlasti mitte pingutada, sest praegune laiskus tasub end kuhjaga ära. Asju on palju raskem liikuma saada ja edusammud on palju raskemad tulema ning kaaslased ei oska neid märgata ega üldse ei tunnusta. Kõlab nagu hea nädal. Kõlab nagu see nädal. Kõlab nagu horrorskoop ikka. Täpselt. Mattias oma meeldis mulle rohkem. Vahe küsimus, kas Kadri-Maria, sina kui naine, naissaatejuht, kas naiselt võib niimoodi täiesti tühja koha pealt tähtkuju küsida või? Jaa. Võib jah, selgelt. Ja see tuletab meelde ühe asja, mis minu nende stand-upi märkmete seas on ammusest ajast üks lause, et see tähtkuju kandmine kaelas. Aga ma ei mäleta, mis sellega öelda tahtsin. Ühesõnaga, see seisab seal ja ma ei saa kunagi teada, miks ma selle kirjutasin. Sulgudes järel, seal oli nii midagi sellega. Mida? No mu mõte oli see, et ma vist ei saa sellest aru, aga ilmselt see pidi mingi naljakam mõte olema, kui see, et mis värk sellega on. Lähed lihtsalt ja esitled fakti. Mis värk mõni kannab? Nii, Oden, sinu enda horrorskoop. Mina ise olen Sunn ja 17. juuli ehk siis täna reede ütleb mulle niimoodi. Sa ei ole leidlik ega riskialdis. Sinu püüdlused luhtuvad, suure rahasumma poole või tähendab saamine on võimatu, kuid riskides võid
väga vähe kaotada. Aga see on küll väga täppi, arvestades tänast halbade äriideede segmenti. Jah. Siit väikesed koofeks tervikud. Nii ja nädala horoskoop siis tagantjärgi vaatame, mis mul siis toimus, et ma olen suletud uutele ideedele ja muljetele. Aeg ei sobi üldse hästi reisimiseks. Sa ei naudi seda protsessi ning ei tunne rõõmu ka sellest, et saad teada asju, millest sul varem aimugi ei olnud. Samas ei tohiks sind ettevaatusele manitseda. Kui võtad ette pead pööritava seikluse, ära mingil juhul kasuta ohutusnõudeid. Jah, panin rattaga matsu. Ei pandi, kunagi ammu panin. Need on need inimesed, kes meeleheitlikult tahavad horoskoopides uskuda. Oota, ma kunagi panin rattaga matsu ju. Ikka läks täppi. Aga ega ausalt öeldes ma ei ole avatud uutele ideedele küll see nädal olnud. Aga seal ka mitu asja läks, nagu sobis kokku ka minu Ja, no see teine kaksik sinul äkki on sõnn. Jah, võib-olla jah. Näiteks ei ole ma reisimisest hetkel üldse vaimustunud ega taha seda teha. Ja, sest on suvi ja puhkus ja niimoodi. Ja. Kas mul on iseenda tähtkuju kohta küsimus, kas hambur oli see, kellel on vibu või? Jah, nagu aga minust kas ta hoidis noolt suus nagu hambur. Aga kas ta oli ka kentaur või? Ma kujutan ette, et ta on siuke hästi uhke. Ma kujutan seda. Vibuga. Jah, Mattias. On küll, Mattias. Ei, aga ta oli valepidi kentaur, et tal oli nagu inimese keha. Obuse pea oli hästi suur, siukse obune. Pidi paremale poole sihtima vibust, et ei näe. Oi, siin ju stuudios on ju inimesed, Jõulud. kes 11 justkui teavad, aga vahel ei tea ka läbi. Vahel ma ei tunne teid üldse äragi. Aga mis su nimi on üldse? 2 inimest, kes te mu vastas istute, seisate? No, Kadri-Maria Mitt on minu nimi. No, ma ei tea, kuidas siin kõrval. No, Kristjan Oden on ja teeme uue ringi, kes saab pikema noo öelda. No, Mattias Naan. No tere. Ja üldsegi, et mis sorti saade see kanakott on, mul enda kuidagi tekkis praegu küsimus, et oskad aidata. See on... No mina võin öelda kindlasti seda, et see on saade, kus kõik teemad on teretulnud, ehk siis, et kanakoti suu pihta ei lööda. Jah. Aga midagi nagu meenub, et kui päevakajalisi teemasid vist üldse... peaaegu üldse ei puuduta, kas ei olnud mitte nii? Ma olen ka kuulnud, et siin saates ei räägime asjadest, mis ei ole väga olulised praegult ja päevakajast ja aitäh, mul nüüd tuli meelde. Pirn läks väike põlema. Tõstatame teemasid ja küsime üksteiselt küsimusi, et saada tundma üksteist paremini. See oli peaaegu luuletus ja jälle rikkusin ära mingi viimase sõnaga. Oleks võinud paremini teha. Ja oleks olnud ka Mattias muudib küünalt uus luuletus olemas, aga sinna see läks. Just mina eile musu pesi pesu. Mitte, et see meil on seksistlik kuidagi see majapidamine, lihtsalt vahetustega. Hästi mehiselt pesi. Hästi mehiselt pesi. Pesi pesu, pesime kõik sokid ära. Sokid olid kuivanud, panin need paari ja lugesin üle ja ma sain teada, et mul on reaalselt 59 paari sokke. Siit küsimus, kas see on veidi üle võimete elamine, kas peaks filtreerima välja sokke, kas peaks piirama seda, et kui oled kuskil nii, et ma olen ju siin praegult väljasõidul ja ma ei jõudnud pesta sokke, et siis võtad jälle ühe väikse paarieurise paari endale sokikesi ja siis hiljem paned need ikkagi lõhkes põlema ja siis vingud, et miks hapnik vaikselt otsa saab. No vaata, kui palju rohkem praegu Mattias avas seda teemat, et lihtsalt algas küsimusena, et kas 59 paari sokke on liiga palju ja kuni see jõudis mingine, et ma täiesti lihtsalt suvaliselt ostan sokki ja põletan neid.
sellisel juhul ma ütleks, et see on natukene võib-olla priiskamine jah, et see on isegi nii palju, et me võiks oma selle plaadiloosi asendada sokiloosiga ja sa võid iga saade 5 paari tuua siia. Jah, kus need perverdid on? Mattias Naani kantud soki. Ja võt, ma just hakkasin mõtlema, et mis see siis teeks nagu, et kas oled kunagi näinud kuskil, ma ei tea, kaltsukas kasutatud sokke nagu müügil ei ole ju? Ma tean, see on... Mis teha? Põlema. Tegelikult saaks ju 7 paariga hakkama. Hea 7 paari, veidi kuluvad ära. Muidu peseb siis lihtsalt iga nädal korra. Ei saa, mõtle, kui sa astud iga päev korra lompi. Siis sul on juba 14 paari vaja. Ja, saad iga päev üks sama lomp. Kattimit nagu jälle. Jah, kui sa sinna, mis siis oli? Ei tule filmi nimi meelde. Lõputu küünlapäev. Ja Mementos mees astus iga päev lompi. Mementos. Kas keegi on teist Mementost pannud Coca-Cola sisse? Ei ole, jah? See oligi Mementos. Mees astus iga päev lompi, aga siis ta võttis Mementose ja näitas pöialt ja siis kõik oli hästi ikkagi. Mis film see oli siis, vaata? Ei, igal juhul, kui sa astud iga päev samasse lompi, siis peab minema arsti juurde. Selle nimi on see, või siis peaks asfaldi korda tegema. Jah, tollin. Aga kui sa iga päev sinna auku astud, siis sa tõenäoliselt teed iga päev ka seda auku korda, sest sul on mäluga rasti. Või siis sinust sind võib usaldada, sest sa iga päev lähed kuhugi õigeks ajaks ja kõik nagu sul on rütm on nii paigas. Jah, lomp, nii, tagasi koju, uued sokid, jälle lombist üle, sest on meeles värskelt. Aga võtan siis teema kokku sihukese küsimusega, mida küsitakse tavaliselt poliitikutelt, ajakirjanike poolt, et räägime siis konkreetselt, mitu paari sokke on vaja. Ei ole mingit uinamuinat, mitu paari sokke oleks okei. Ärme hakka siin rahva ees nagu valetama ega petma, mitu paari sokke. No Kristjani käsi juba tõusis. 14. Jah, siis saad üle päevas. Siis on elu lõpuni vist üle päevas. Mattiase matanurk. Aga sokkidega ma oleks ka öelnud 10, aga ma just hiljuti ostsin enda arust, võib-olla ma eksin, minu meelest see oli 5 paar, nagu siuke korralik. Ja mul on mingi nädala möödudes oli 1 sokk. Ma ei tea, kus kõik teised on. Mattiase käes. Ja siis mul tundus, et kergemini kaovad ära need sokid, mis on need jala otsaga käivad sokid. Madalad sokid, jah. Vaata, äkki on tossu sisse jäänud sul. Kunagi, ühe ma tegelikult pärast leidsin varrukast. Kusjuures veel puudutades sokiteemasid. Et sokkide ostmine äärmiselt riskantne tegevus. Just need 5 ja 10 pakid. Et minu arust on selle õige soki leidmine üsna keeruline ja kui vaatad, et see nagu tundub õige sokk, vaatad, tõmbun kohe selle kümsise nagu paki ja lähed koju, esimene kord jalga tõmbad. Üldse ei ole head, nagu täiesti valed ja siis sul on nagu 10 paari täiesti valesid sokke. Sama nagu kasiinis ütled, punane 12, kogu raha sinna. Täpselt sama. Ma sain ka just aru, et ma ei mäletanud, kas see oli 5 pakk ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga 5 pakk võis ka olla siuke petukaup, et oligi 5 sokki võib-olla seal sees. Kuulge. Kas teil on olnud niimoodi, et te nagu peas mõtlete kellegiga mingisuguse olematu... Kellegagi. Jah. Kellenagi. Kellegagi. Nii, vabandust. Mõtlete mingi nagu fighti temaga peas välja, täiesti nagu iseenesest see hakkab nagu see tüli teil nagu tekkima, aga see kõik toimub su peas ainult. Sa oled niimoodi, aga mis siis, kui ma tegin selle niimoodi? Ja siis sa mõtled, mis tema vastus on, aga see mulle ei meeldi, vaata. Ja siis sa mõtled enda vastused, aga nagu paned talle ära ja siis ta paneb sul vastu ja siis, aga sa ise mõtled tema need vastused ka ja siis sa nagu ei taha, et nagu keeruliseks või tähendab lihtsaks teha endale, et nagu kohe õunid ära selle nagu vaidluse või teed nagu päris keeruliseks, mõtled ka. Ja siis lähed hullult kettasse nagu selle vastuse peale ja siis lähed juba hullult närvi, onju. Et tegelikult seda olukorda ei ole olnud, aga nagu sa täiesti nagu nii nagu hyped juba ja nagu valmis nagu vihane, onju. Ja mul juhtub seda näiteks suvaliselt selgu järjekorrast, nagu ma vaatan seda mingit enda ees olevat tüüpi ja kuidagi
see kerib ja kerib, kuni ma lõpuks jumala närvis, mul ei ole partnerkaarti või midagi. See igal pool juhtub seda, ma mõtlesin, siit tuleb siuke Jesper Parve stiilis suhtesegment. Kas sul on ka nii, et vaatad oma naisele otsa? Ei, ma ei tea, kas ma olen ainuke mingi ei, see on võtav olukord küll, aga võib-olla jah. Ja tavaliselt ka juhtub enne magamaminekut ka, okei, poisid, ma olen päris väsinud, hakkab magama ja siis need poisid ärkavad üles, no nii, fight. Sa oled kell 2, ma ei jaksa enam unerohtu süüa. Ja, aga see on ka tead väga egoistlik lähenemine, et sina nüüd kindlalt tead, mis see inimene mõtleb, et mina tean. Ja ei, ma tegelikult päris ei tea, aga ma tean seda, et mina ise mõtlesin talle selle variandi. Aga et see ei oleks minule lihtne, siis ma ikkagi nagu mõtlen nagu keeruliselt pigem talle. Aga mina tavaliselt ikkagi lõpuks võidan. Muidugi. Aga samas ka kaotan suht une arvelt ja kõige muu siukse tervise arvelt. Mõnusa elu arvelt. Mingi, et kui järjekorras näed, kuidas nagu keegi inimene läheb näost punaseks, vihaseks. No, võt. On mõnikord näiteks nõusid pestes või mingisugust kodutööd tehes, siis on ka mingisugune asi hakkab ketrama ja see on tuttav tunne küll. Kuidas sul ikkagi naisena nüüd tuli see nõudepesumine esimese asjana? Siis, kui ma kodus 50% ulatuses nõusid parajasti pesen. Kuule, kohe küsimus siit. Et kas sina oled see inimene, kes poti või panni ennem pesemist paneb ikkagi likku mõneks ajaks või otse peseb? Oleneb. See ikka väga oleneb. Oleneb, kas sina pesed nõusid või su... Ei. Ma panen likku. Sa paned likku? Ma ka. 2 päeva umbes. Ja kas ma panen selle, mis on siis nüüd sang või? Pannivarus või? Pannisang või? Vars? Kuidas sa kutsud? Käepide. Ma peidan, tavaliselt... Sinu ja panni vahel. Link sinu ja panni vahel on. Link minu ja panni vahel, ma keeran ta isegi niimoodi ära, et ta ei jääks nagu kõndimis. Su musule ette. Trajektorile ette, sest muidu on nii, et koll, kes selle panni siia pani? Täpselt nii me räägime kodus. See kõlas jah nagu sinu musu. Kes selle panni siia pani? Kuulge, mul on suur probleem. Üks asi, mina kui väga meeldiv inimene. Öelge täis lausega. Absoluutselt. Jah, võt nimesid kumbki ei maininud, lihtsalt vastasid tõmbmääraselt jah. Aitäh selle eest. Kuidas öelda, mis see eestikeelne, telemarketing inimestele? Telefoni müüa siis või? Jah, aga tele on seal sees, ehk siis televisioon, veider sõna anyway. Aga telemarketingu inimestele öelda ei, sest et mul on 3-7 minutilised vestlused tavaliselt, kus ma midagi ei osta, aga nad ei lase mind oma konksu küljest lahti ja ma siis siplen seal nagu kala, kes on tõstetud veest välja nagu, ma ei taha tegelikult, kas ma võin lihtsalt öelda lihtsalt otse välja, kui ma hästi viisakalt, et tegelikult ei huvita see. Kas on mingi nipp, kas teil on nii, et ei huvita kohe kinni ülbelt või te proovite ikkagi inimlikult, sest mul hakkab kahju nendest inimestest veits, ma ei taha olla see ebaviisakas tüüp, kes paneb lihtsalt nagu kluuks ja on 100 inimesest päevast, kes päevas niigi teeb, nii et ma annan neile väikse sõrmekese oma päevast. Sa lõpuks ostad või ei osta? Olid ajad, kus ma ostsin väga palju. Lihtsalt, okei. Aga õnneks need vitamiinid kestavad sul siiamaani, et ei ole pidanud rohkem osta. Ja eesnäärmetestid ja kõik, mis on tellitud. Mul meenub üks, ma nüüd ei tea, kas see nagu on hea nõuanne, aga mul juhtus endal niimoodi, et ma olin just vahetamas töökohta ja töökohaga seoses vahetamas ka seda telefonioperaatorit ja helistab mulle võõras number. Mina võtan vastu, hallo, tere, me oleme see üks tuntud telefonioperaator, et meil on siin päris head need paketid, ja mõtlesin, tavai, teemas, ma tulen. Kohe. Ja ta, aga ma isegi ei ole midagi veel jõudnud räägida. Ja, ma teemas, tavai, tulen üle kohe, sees mõttes. Praegu sobib. Ta kiilus nii kinni ja siis okei, pani ise ära, vaat. Ja ta ütles, et aitäh, head aega ja pani ära. Aga see on siuke müüt meie peres on see, kuidas mu isa sai Nõukogude sõjaväest ära.
öeldi, et tulge siis sinna, tulge, mis see on see ülevaatus või? Tulge ülevaatusele ja siis kui tuli see... Seiske sinna renni kohale. Renni kohale. Jalatärkis renni kohal. 2 ametnikku uurivad, kas kõik... Rünnivad selga ja pidurdavad. Lasevad õli välja. Sest see on jah, mida ülevaatustel tehakse. Õli vaatas, nii, laseme õli välja. Teil õli ei tule üldse välja. Laseme õli välja. Laseme siis rehvidest õhu välja. Mis asja? Õhku ka ei tule rehvidest välja. Tegi ülevaatus ära ja siis on seal see vestlus osa, et millal peaks minema ja värki ja siis minu isa väidetavalt ütles, et jah, ma olen valmis, ma tahaks minna 25 aastaks Siverisse nagu sõjaväkke teenima Nõukogude Liitu ja siis samamoodi väidetavalt kiiluti kinni ja anti talle mingi paber kaasa, et see tüüp ei ole okei. Ülevaatused läbi ei saanud. Pluss sa lekid ka. Selle telefonimüügiga mul oli ka hiljuti huvitav kogemus, et helistas üks sõbralik naisterahvas ja uuris minu hambaharja kasutusharjumuste kohta. Sama. Ja siis, aga kõik need küsimused, mis ta esitas nendele, mul oli vastus vist, millele, mis oli tema järgmine küsimus põhimõtteliselt. Et lõpuks, nagu, kõne lõpuks ta ei saanudki mulle midagi pakkuda, sest mul oli juba kõik nii, nagu tema mulle tahtis pakkuda. Ja siis meil lihtsalt oli üks hästi sõbralik kõne sellest, kuidas ma hambaid pesen ja mida ma selleks kasutan. Ja siis läksime sõpradena lahku. Ja sa siiamaani ei tea, milline ta välja. Ehk siis tegelikult siit 3 kogemusest koorub välja, et päris hea variant on, sa ütled, et sul see asi on olemas. Ja. Mul on kapid täis. Eelmine kuu ostsin. Just sain. Kapid on eesnärve teiste täis. Huvitav, et teil nagu kuskil märki maha ja et ma olen juba selle soetanud. Ma olen täiega fänn. Ma osutan neile praegu käega. Koputad nagu nädalaplaadile. Siin on minu eesnäärme testid. Ja, lase ma FaceTime'in sulle neid veitsin. Ajalugu. Vanad asjad. Mina ei mäleta midagi, tuletan meelde. Kuule, ma leidsin luud. Saime teada, millal asjad alguse said. Nii oli ka kunagi. Ajalugu. Ja oleme tagasi oma legendaarse ajaloosegmendiga. Ja kuulate Raadio 2 ja ajaloosegment on loomulikult saates Viibite kanakotis. Kanakott. Mis kanakott kõlab siis väljastpoolt nagu... Siis kui suu on kinni kanakotil või? Siis on seal... Just et on see kanakott. Tibu. Tõmbame nüüd, lükkame siis või siis, mis pidi keegi, mis käeline. Veeretame vankri ratta käima. Ajaloorata niimoodi jõudsalt käima ja ma ise sain aru, et minu ülesanne siin saates ühe ülesandena on siis otsida neid ajaloo tõikasid ja siis ma sain alles seekord aru, et ma otsin iga kord ühe fakti, et ma võiks tegelikult rohkem kodutööd teha, aga ei, ma lähen sellele ühe seiga otsingule keel suunurgast väljas iga kord enne saadet. Üks aste korraga. Jah. Aga on, võib-olla on isegi 2 asja täna. Kas meil on eraldi kõll ka sellest või? 2 asja täna. 2 asja ajaloos. Läheme siis, paneme silmad kinni ja lähme keskaegsesse Inglismaasse. Ei saa öelda keskaegsesse Inglismaale. Ei no Inglismaha. Inglismaaha. Ja me mõtleme, et vesiklosett, et vanasti ei olnud umbes selliseid asju või et need igapäeva mugavused, et neid ju ei olnud vanasti. Aga nii enesest mõistetav asi nagu sild ei olnud ka üldse tavaline keskaegses Inglismaas. Keskaegsel Inglismaal. Et oli lihtsalt niimoodi, et läks tee jõeni ja teiselt poolt jõge läks tee edasi, et siis lihtsalt kahlasid läbi sealt. Tundus nagu vahva asi. Siis ehk siis jälitaja koertel on nüüd elu lihtsam tänu sildadele. Või siis keerulisem, kui sa vahepeal veest läbi käid. Ei, nüüd ongi nagu lihtsam. Nüüd jah. Nüüdis ajal, mis sa ütlesid, vesiklosett või?
enne, Jah. et praegusel ajal ei ole neid mugavusi nagu vesiklosett. jah, klosett. Mis see on? Mis see on tegelikult? No klosett, nagu klosett, kapp, vesikapp. Ma isegi ei... Ma ei tea. Kuidas nagu öelda? Ma mõtlesin... Tualett siis. Peldik. Okei, ma mõtlesin korsetiga midagi. Nagu 90-ndatel olid vesivoodid, siis oli ka vesikorsetid. Tõmbad kinni, mull. Ja kui olid liiga kõht, siis said selle siukse kallerdava korseti ümber tõmmata. Sest tüsedus tähendas teatavasti jõukust 90-ndatel. Ja kui sul oli tüse inimene, siis siis sa olid jõukas. Nii oli jah. Nagu me eelmises saates juba kehtestasime. Jõuk. Et jah, ma ei tea, mis te arvate, võib-olla see läheb hästi selle Mattiase soki teemaga kokku, et siis on küll 59 paari mõistlik, kui ei ole silda. Astud ühe sammu, oi, see läks märjaks. Vahetult kohe ära. Aga keskajal ilmselt ei olnud sokkegi, oli vist mingid sukad. Pastlod. 50 paari sukki oli sul. Siis määriti mingi need seemisnaha sisse. Ei midagi, ma ei tea. Määriti seemisnaha sisse. Ma ei mäleta, mis mõtlesin. Ma ka mitte enam. Okei, no sild on, täitsa head on, et leiutati. Aga kuidas siis sai üle Emajõest? Kas sealt tuligi see? Ei saa üle Siis oli hüva nõu kallis. See on vana ju keskaegne laul. Jah, ma mõtlesin kogu aeg väiksena, et sild, mine paarsada meetrit paremale sillast, mine üle. Aga ei, kõik pidid surma saama hoopis selle käigus. Põis, õlekõrs ja just, ma mõtlesin samamoodi, et ma olen käinud korduvalt Viljandis, ma ei ole kuhugi, seal on sillad. Et mis kaudu nad läksid? Viiski ja õlekõrs. Ja põis kusjuures. Põis, jah, täpselt. Aga mis see põis on? Huvitav seal. Nagu ongi kellegi põis. Põis on eesti keeles predel. Ootad. Sest pläder. Aga põis oli vist tegelikult... Ootasin suuremat naeru, aga okei, noh. Naiskond. Anna need ritsikad, noh. Kuule, aga... Põis oli pill siis, pilli kõlakoda. Okei, davai, vana ja põiepill. Mul on tegelikult sulle üks ülesanne, kui sa nüüd järgmine kord ei tule, siis see tähendab, et mul on kõvasti vaba aega. Tead, mul on hoopis endal vaba aega. Ei, ma ei tea, ma mõtlen, ma Lõuna-Eestis nägin lihtsalt ühte seda pruuni viita, need, mis on vist riigi poolt pandud, et seal on mingi nägemismärk või no mine et see on väärt vaatamist. Mitte nägemist. Seal saab näha. Ja siis on kiri, et mis asi see on. No mingi mälestusmärk või midagi või mingi allikas. Enamasti on need nagu märgised tähendavad seda, et ära mine, sa isegi ei leia seda, sest see on nii mõttetu asi. No ma olen mõnikord mõtlenud, okei, avastan Eestit ja siis lähen vaatan sinna märgi juurde ja siis ma ei leia sealt midagi ülesse, sest see on nii väike nagu suvaline asi. Ma otsin alati seda ümarate nurkadega ruutu, et ta näitab nagu ikoon on alati juures asjadel. Aga ühesõnaga, ma tahtsin sinna jõuda jutuga, et järjekordselt läksin Honeks, vaatasin, et väga lahe nagu see märk tundus olevat või see kiri ütles, et seal toimus Eesti esimene liiklusavarii. Ja ma olin natukene põhiteelt kõrvale kuhugi kruusatee peale eksinud ja ma olin peks, ma olen õnnega koos. Tegid avarii, jah? Ja siis läksin seda taga ajama seda kohta ja ei leidnud, sest ma lõpuks sai tee otsa ja see tunduski, et okei, seal vist ilmselt sellepärast see toimuski see avarii, et tee sai otsa. No. Ja ma olin kellegi aias ja ma ei raatsinud nagu edasi minna. Nii et kuulajad, kui teil on infot rohkem kui meil siin kanakotis. Vaata, siit tuleb ülesanne, et isegi guugeldades ei tundnud mitte ühtegi nagu sõna selle kohta, et millal toimus ja mis asjaoludel toimus see Eesti esimene liiklusavarii, et mõtlesin, et see oleks võib-olla hea ajaloo rubriigi jaoks üles otsida. Jah, et seal rubriigis siis lihtsalt mainiks kuupäeva
jah. Ja kas see toimus siis inimeste vahel, et 2 inimest jooksid üksteisega otsa või hobustega või oli juba automobiili ajastu? Jaan ja teine Jaan. Sa oled ka Jaan? Tõsi? Miks sa ei vaata? Eesti esimestel rulluiskudel puust ratastel. Jahu lendas, kõik olid üleni valged. Üks oli juhtumisi korstnapühkija ja siis nad vahetasid rollid ära. Segadus. Jaan Mölder ja Jaan Korsten panid matsu ja nende kehad vahetusid. Ja Rocky. Super, no. See oli parem kui see, mis plaanis oli. Kvaliteet raadio 2. Rocky vedes soki jalast. Jon Mikiver Hojal. Raadio 2 lemmik rockisaade on nüüd hoopis kanakott. Rocki ministeerium vallandatakse ja alustab Rocki riik. Sest on rohkem võimu. Rocky mõruga. Jah, aga mis veel siis? Vana hea kanasõnad. Kanasõnad, väljendid, ütlused. Otse kanakoti sees tuleb tegusõna. Aga miks nii on? Aga kui oleks teistmoodi? Mina ei saa aru. No nii, kohe alustan sellega, et väljend ja siis tal hakkas elu allamäge vedama. Mis väljend? Ei no, meil see ei ole otseselt väljend, aga öeldakse, et jah, ei pärast seda talle oli läks elu allamäge. Kui palju alla käin sõprusel? Et nagu ma tean seda väljendit niimoodi, jah. Nii, mina ütleks, et see on täitsa vastupidi, kui allamäge läheb elu, siis läheb palju libedamalt või mõnus, noh, sa oled üles mäge rühkind ja siis on see, et allamäge jalad väntade pealt lahti ja vaata. Ja, et 50 aastat paned üles mäkke ja siis tekib alles see finantsstabiilsus, nagu öeldakse, ja siis saad 30 aastat mäest alla panna. Praegu on finantsstabiilsus. See on täiesti debiilne, kuhu mu raha kaob. Ma ei saa aru. Ma ei saa aru, mul on kapp eesnäärme testi täis. Kehvad äriideed. Kajas veel saate algusest. Et ühesõnaga täitsa vale pidi ju, on ju? Nõus. Teie on siis kuulnud ka seda? Ei, olen. Nõus. Okei, davai. Konkreetne. Nõus, lähme edasi. Mind ajab segadusse sõna riid. Noh, et tähendab tüli, on ju. Siis mis see tegusõnana on riidlemine, on ju. Ja siuke riidlus, on ju. Riiul. Siis juba läheb juba vaikselt sinna riiete juurde, on ju. Riidlus. Nagu sul oli kauplus, on ju, et supled kaupades. Riidlus, siis sa nagu oled nagu... Püherdad oma XL särkides. Sokkides. Ma riidlen siin sokkidega. Mul on veits lisakiloosid tulnud varvastesse, et ma panen XL sokkid. Ja siis riidlus on ju, riidlus ja siis... No riidlus kui selline ikkagi kehtestame... Ei ole olemas või? Ma ei tea, et oleks... Ta riidles, okei, ta riidles. Nagu on riid ja riidlema on kaks nagu natuke erinevat kontseptsiooni. Et riid on, kui 2 inimest on nagu riius nagu mulle tundub, et riid on nagu võrdsel positsioonil 2 inimest, aga riidlema on, kui keegi on natuke kõrgemal ja siis liputab näpuga. Keep it riid. Aga kas nii saab öelda, et nende riiul ei paistnud lõppu? Jah, et siis oli hästi kõrge riiul. Siis on jah mööbli ja see juba. Nende riiul või? Nende riiul ei... Nende riiul läks ainult allamäge sealt alates. Riiukukk on olemas. Riiulkukk. Ja, okei. Mõista, mis on Kanal 2, riiulkukk. Nii. Lantseerime siis uue telekanali. Riiulkukk.
Kanakoti telesaade alustab Riiul Kukk. Nüüd ka visuaalses elemendis. Maite see täis krimm läheb asja ette. Vaata minu sokke, see on number 1 paar, siin on number 2 paar, siin on number 3 paar. Korraks tundus, et see segment muutus küll, et Mattias küsib ja Kaita seletab. Lahendab mure. Mulle tundub, et meie terve elu on see. Jah, täpselt. No, aga ma jällegi tabasin end mõtlemast, et need lapsed, kellel kodus vanemad kuulavad vahet pidamata ainult sihukest raadiojaama, mis mängib vanaaegseid lugusid, sellised, ütleme retro lugusid. Jah. Et kas selle lapsepõlve laulud on siis nagu mingi ABBA ja mis iganes seal on. No okei, ABBA vist ei mängi kunagi. Kui väike laps on? No sihuke, kui sa ütled, et ma väiksena kuulsin neid lugusid, siis kui sa ise veel ei reguleeri seda, mida sa kuulad. No lapsepõlve laul Waterloo oli ja mõtle, praegusest mingi 20 aastat hiljem. Ja see on ju lõputu ju. Jah. Mina kuulasin lapsena Beethovenit. Jah, ma kuulsin ka, aga ikkagi seda raadiost tuli pigem kaasaegne muusika. Klassikaraadio ongi Ultimate retrojaam. Tema võidab selle vanaaegsete raadiojaamade pätli. Teeks jah, uue retrojaama, kus on ainult mingi koopamuss. See on mu lemmik nooruspõlvemuss, see on päris muusika. No aja sees mõtlesin, iga praegune tänapäeva muss on ju mingi hetk on retro. No jaa, aga saate ju aru sellest mõttest, no muidugi on retro, aga see on nagu retro. Jah, mul jäi lihtsalt kõmisema pähe see, et Kaita ütles ABBA. No näiteks ABBA. See kõlab nagu siis, jah, mina ütlen küll ABBA. Võib-olla on õigem nii. Ma tahtsin kiiresti edasi sealt minna ja siis mõtlesin ABBA ja vahele jäi. ABBA, see on nagu oota, saksa keeles ju on mingi ABBA. Jah, nagu aga. Jah, võt need, täpselt. Nii. Võt, see oli minu küsimus. Vastus on saamata ja laste siis jääb nii. Saamatu. Küsimus. Kuidas te saate aru väljendist või tähendab vanasõnast, kanasõnast, kes ees see mees? Väga seksistlik praeguses 2020 kindlasti ei tohiks seda enam öelda. Kes ees see inimene? Kuidas te aru saate sellest? Et kes ees see mees, see tähendab, et ongi väga seksistlik, mees jõuab enne. Ka elus kui ka voodis. Mina seksis ma alati võidan, seda ma ei varja kunagi. Ei saa. Selge, siis on korras. Sellele sai küll vastuse. Selle saime kiiresti vastuse ja... Kiiresti nagu Mati selle tavaks. See oli, võiks öelda kohe, see oli köki-möki. Et see on järgmine küsimus. See on järgmine jah. Väga sujuv üleminek, nagu me siin oleme sildadega üle. Ega me ei ole keskaegne Inglismaa, et meil sujuvaid sildu ei oleks. Köki-möki jällegi võib-olla Mattias kõige rohkem oskab vastata, sest et sul on... Vaata ta nägu. See Somoso on Saaremaalt, et kas see on Saare kiki-miki või? Ma mõtlesin Saare kõki-mõki. Võib-olla ongi. Pidi olema kõki-mõki. Siis saarlased tõmbasid jumala käime selle, ütlesid köki-möki. Ei, see on köki-möki. 200 aastat proovisime öelda, et ei, see on kõki. Võib-olla mõni soomlane kunagi esimest korda mõtles, et tahaks oma suvilasse, eks oma mökisse kööki. Ja siis see oli lihtsam, kui oleks arvata osanud selle ehitamine sinna. Vaat seda vastust ma ootasin. See lõpuks oli ammendav vastus. Jah, täpselt. Soomlane tahtis oma mökis kööki ja see tuli üli lihtsalt kätte ära. Need kõik need aastad oli ilma köögita, ilma asjata. Alusin ka köökisse mökki. Plaadiloos on sinu noos. Ehk siis suur plaadiloosi mäng on endiselt veel toimumas
ja meile omaselt, mis on tähendab meile juba omaseks saanud, et me teisisõnu me juba unustasime jälle midagi ära, et see eelmine kord tehnilistel põhjustel, ütleme nii. Tehnilistel põhjustel, kuna mul pöidlad kukst küljest ei saanud vaadata Instagrami, et kes tõmbas kana ja see MDF plaat, mis oli väga hea plaat, ja on endiselt sama hea plaat, see jääb tänases saates kahjuks välja loosimata. Aga kõik, kes te osalesite, teie hääled läksid arvesse. Teie kanatõmbamised on märgatud, arhiivis on need olemas, tegeleme tehniliste viperustega. Viperustega. Viperus. Viperus on see, kui vipp-alal kellelgi midagi kehvasti läheb. Vipp-alal. Aga meil on ka täna hästi pidulik saade, me unustasime öelda, kõik on pidulikult riides täna ja ülevas meeleolus, sest et me oleme jõudnud oma saatesarjaga täpselt keskele. Viskab prossa veel. Ja sellel puhul ikkagi, et asi jääks nüüd nukraks selle loosimise edasi lükkumisega, tõmbame veel teise ringi loosi peale. Täna on siis erandkorras minul pakkuda välja üks plaat. Ma nüüd võtan selle kotist välja, et ka kaassaatejuhid näevad seda nüüd esimest korda. Kirjeldame. Käsin kotis, kanakotis. Nii ja tõmbab välja. Ja tegemist on siis, ma ei tea, kes oskab täpsemalt öelda, kas see on siis see kahel või keraamiline plaat, mille keegi on... See on kahvelplaat. Kahvelplaat, mille keegi on ära raaminud. Ostsin seal uuskasutuskeskusest, sest ma mõtlesin, et äkki seda raami saab kuidagi kasutada, aga see seisis mul tööl ja nüüd ma sain aru, miks ma selle kunagi ostsin. See on vaja hoopis välja loosida. See on välja loll. Siin on ka peal hind 80 senti. See on veel krooni ajal ostetud. Ja seda kahelplaati, kus on väikesed sellised lilleõiekesed, võib-olla on need roosid peal kujutatud, siis inimene, kes selle siis vist ära raamis, on neid roosikesi täiendanud veel ka sellise reljeefse kuldse plögaga. Just ma käisin lähedalt vaatamas, et kas see on sinu isik teos, et eelmise korra need mesimummukesed tundusid nagu, et on seal nagu tehtud juurde, ma käisin lähedalt uurimas, ei olnud. Oleks mul sellist aega, et üks asjaga tegeleda. Ja kui mõni raadiokuulajatest tundis nüüd ära oma kahelplaadi, mis ta viis uuskasutuskeskusesse või kaltsukasse müüki ja täpselt nüüd pillas haamri põrandale ja üks plaat läks põrandaplaat, see ei ole vastu seina. Kui pihaga viskasid haamri vastu seina. Ja täpselt see plaat on puudu, sest neid enam ei toodeta. Võta loosimist osa, äkki see on õnnajatab. Ja sa isegi ei pea siis seda, millega neid plaate seina pannakse, möksiga. Haamriga. Möksi ei pea sinna taha panema, sest et sa võid sinna augu kohale lihtsalt lüüa ühe naela, sest et sellel raamil on ka see aas olemas, et sa saad sinna tühja kohta lihtsalt siis selle pildi raami riputada. See on ikkagi täisväärtuslik teos. No see on ikka toode terviklik täiesti algusest lõpuni koos hinnaga. Väga hästi leitud. Tšekk on ka või? Vot ei ole, et tahaks välja vahetada kinnitust. Ja mis peab selleks tegema, et loosimises? Minema siis mõttes sina teadsid täpsemalt. Ja minge otsige Raadio 2 Instagramist üles nende kontokene. Loodetavasti siis kuskil, nagu kanakotis ikka, tuleb äkki pärast saadet saate ajal või tuleb järgmisel nädalal, tuleb sinna väike kanakoti story, ehk siis pilt, mida näeb korraks, seal on väike süke eebel, mida saab tõmmata. Praegu siis juhendame vanainimesi Instagrami kasutama. Võtke aplikatsioon Instagram. Tõmmake siis hooba kanakujulist. See on eebel eega, sest see on nagu interneti eebel. See on selle ringi sees nagu ähtmärk. Et tõmmake kana ja kui tõmbad isegi väga vähe, siis see läheb ikkagi kirja. Jah, aga tõmba ikka rohkem. Sest see näitab suhtumist. Kas me kuulaks äkki korraks seda plaati? Ja Oden, sina oskad mängida neid plaate kõige paremini. Tule liia plaadikene. Paha kukkus. Ta on päris raske. Ta on päris raske, jah. Nii, kuulame siis plaati korraks. Kes see on? Plaat. Väga hea. Jaa.
mina sügasin kõrva ja karjusin. Jaa, küll on mõnus. Tõmba kõrvast. Segmendi väike kõllike. Loosist võtke osa, tõmmake kana ja kas nüüd liigume edasi muusikasse, nagu ütleb Kadri-Maria. Jah, aga ennem kuulame meie muusikat kõlamas lõpukõll meie poolt teostatuna. Yeah, Rocky Man. Nii lihtsalt saangi osaleda või? Tahan võita. Oissand jumal. Raadiojaam, mis sa kuulad, on ju ikka veel see sama... Loodetavasti. Öelge, mis... Raadio 2. Raadio 2. Stuus, nagu öeldakse. Ehk siis ühepäeva toidus. Nagu öeldakse linnakeeles, stutsis on Mattias Naan. Katjas Naan. Ja Kõtte Keer. On reede õhtu ja kõik on mega. Varsti linna peale ja sööma pitsat endale kõhtu. Liigume tõsistematel teemadel edasi meie rubriiki. Ainuke rubriik on, mis kellegi perekonna nimest on tulenenud. See ei ole Odensens. See ei ole Mitsens. See on Nansens. Lollid nalja. Loll see nali oli. Mine ära kui loll. Noh. Teeme siis otsa lahti Nansensi segmendis. Nii, hakkab ja, nüüd. Ma kuulen. Mina igatahes kuulen. Ilmastikuteadlane, kes teab palju kaneerudest ja muudest kuse- ja suguelunditest. Oota, kas on midagi seoses sõnaga, mida sa hiljuti veel ei teadnud või? Palun korrata. Nii, ilmastikuteadlane, kes teab palju kaneerudest ja muudest kuse- ja suguelunditest. Meteoroloog. Kuule, aga mõni saade tagasi seal veel ei teada. Meteoroloog tähendab. Vaata. Mattias, sa oled ületanud ennast. Sa oled läbinud Kanakoti kooli edukalt. Aga ma ei õpi ka. Kiitusega. Mul ei ole meeles, kus kohas ma eksisin siis, mis ma... Me kõik jääme kanaks. Mis ma arvasin, uroloog? Mina ütlesin uroloog ja siis sa lisasid meestearst. See oli ajaloosegmendist ja seal oli väga, seal oli mingine Prääksukarjus või mingi siuke vahva nimi. Pärakukarjus. Jaa, vaata. No nii, väga tore. Meil on esimene saatevõitja juba olemas. Käte sina. Ma siis jätkan selle sama piirkonnaga. Et see on peenisest valmistatud soe jook, mida saab väga edukalt kasutada enesekaitseks. Peenist tahtsin, või see peilis tahtsin kohe öelda. Enesekaitseks magus või? Ei, pigem ei. Okei. Mul pidi olema alguses ka disclaimer, et tegemist on väga halva naljaga. Okei. Väga halb. Palun korrata. Nonsense, väga halb edition. Peenisest valmistatud soe jook, mida saab väga edukalt kasutada enesekaitseks. Peet. Piipragaas. Õige vastus on siis karate. Aga karate. Ära õpeta Naanile uusi sõnu jälle. Kara tähendab midagi või? On või? No mina teadsin teda nagu niimoodi slängist, aga see on kusjuures jällegi õppetund ka minule, et mina teadsin seda sellise juba aegunud nagu slängi sõnana. No teatavasti siis, kuidas kara meil maitseb? Vana kara. See läheb samasse kategooriasse kui kürb või? Jah, aga siis ma saingi teada, kust see tuleb, kui ma hakkasin uurima üldse, et mis selle sõna ajalugu siis on. Ja siis ma leidsingi, et on olemas, tähendab, ongi niimoodi, et on härjakara, on härja kuivatatud suguliige, mida Eesti rahvakultuuris on kasutatud löömariistana. Ehk siis algselt see roppsõna tuli ikkagi sellest nagu,
praktilisest asjast. See oli ja mis on ka peaaegu omakorda tõsi. nagu enesekaitsevahend, nii et maailm sai terviklikuks minu jaoks. See oli härja oma, jah? Jah. Ja, see on nagu härja kiusamine, aga samas ka suurim kompliment öelda, et seda saab kasutada. Su elu jätkub. Löögiriistana saab kasutada. Löögriistana. Söögiriistana. Nii, ma ka siis panen midagi. See on Kesk-Eesti levinuim sekspoos. Mingi Paidega midagi. Oota. Ei tule. See võib öelda, et on õpiku näidis. Siksi nain. Äkki on koht Siksi. Ei, Paidega oli väga õige suund, jah. Paide buss. Ma annan vihje, et see on nii ideaalne, et see on nagu justkui õpiku näide. Oota. Sa oled keha on nagu Paides. Midagi painega. Me ei tea. Paide pukk. Oota, aga mis on seksiga üldse pistmist on? No pukk. Paide Kamasutra pukk. See on nagu Kamasutra raamat ja see on nagu Paide pukk ja... Eesti versioon. Kas seda Paide pukki saab seal Eesti, mis oli Eesti seksraamatus? See, kus saab Eesti elu kogeda, mis oli see eestlaste küla. Eestlaste külas saab Paide pukki ka tudeerida. Proovida kindlasti saab, jah. Ainult oma kaaslasega. Kuidas kutsutakse selle lühikõrvalise ja okkalise karvkattega looma nina ja suu ühist osa? Palun korrata. Kuidas kutsutakse selle lühikõrvalise ja okkalise karvkattega looma nina ja suu ühist osa? Suul. Suul. Sest see on siil. Ja, tal on suu. Aga kuhu nina siis läheb seal stsenaariumis? Niil. Neil Armstrong. Õige. Õige vastus on siilikoon. Tegin võidutantsus. Nii, oota, mul tuli... Vahepeal sul on nad nii peened, et ma tunnen end nagu sina tavaliselt. Aga ma võin ka ühe pakkuda veel. Paku. Palun. See on Rendi välikäimlatest ehitatud veekeskus. Toi, mingi. Ja Toi Serena. No peaaegu. Peaaegu või? Päriselt või? No või. Toi. Ei toi ujuma minna. Siin ei toi ujuda. Tahate vastust? Toi la spa. Nii. Okei. See on Nirvana coverbänd ühest Eesti piirilinnast. Narvana, ei. No juba. Meil on saate teine võitja. Ja panen ühe siukse lihtsamate killast ühe. See on naerev tööriist. Haamer. Just! Oli ka ettevalmistatud Herold, aga siis ma unustasin järgi vaadata, mida Herold, kuidas see on midagi Kuuskemaaga seoses. See on kavalalt naerev Jüri Kuuskemaa. Herold. No, kas siis on vaja veel midagi panna? Ei ole vist. Ei olegi. Tahad või? Ei taha. Teeme siis lõpu kõlli nonsensile, mida meil seni pole olnud, aga... Röögi mõni nali, ole hea. Röögi mõni nali. Röögi hea nali. Nüüd see ei olnud üldse naljakas. Selline ta oli taaskord, see pakanakott. Et sulelised ja lendavad linnud ka. Kella teatavasti sulgi ei ole. Kas sina oled mitlendav kanal? Okei, aga...
lubasime, et lõpetame tugeval noodil ja nüüd hoiame seda lippu kõrgel. Põhimõtteliselt hakkame, kujutage ette, et ilutulestik plaksub. Plaksumais on... Plaksumais on potis, pott on leos. Ilutulestik käib, kuigi väljas on veel valge, aga veidi on näha linna... Rokkareid. Servast on pime juba. Invert nagu vastupidine ilutulestik, mustad jutid taevas. Halb idee, järgmiseks korraks räägin sama asja uuesti. Igatahes saate kanakott. Suur tänu kuulamast, tõesti siiralt täname oma kuulajaid. Suur aitäh teile, et te kuulate meid. Ja ütleme niimoodi lahkudes, ütleme hästi lüüriliselt oma nimed ka. Kristjan Ode.